kas ei uurida, kas ise ka millessegi usud? Ise ka usud millessegi praegu hetkel või? Ma olen hetkel mitte uskuda islami lemmik usk. Väga lahe. Kas loojasse või sellisesse jumalasse nagu see uskud on või? Hetkel? Või pigem nagu mõtled, et äkki on, äkki ei ole jumala? Pigem ongi see täpselt, et äkki on, äkki ei ole. Et see, kuidas meie nagu näeme seda, et me nagu, miks meie oleme nagu kindlad, et see jumal on olemas, looja on olemas, et kui me loogiliselt, ma ei tea, kui palju sa kuulsid seda juttu, mis ma rääkisin siin vist väga, et üks põhiline argument, mis meil on, et kui me räägime ka sellest, et on hea panna nagu mingi alus, et okei, me kasutame ainult selliseid ratsionaalseid või loogilisi argumente, on ju. Et ma ei hakka kohe ütlema, et Koraan ütles nii ja nii, vaata. Et see kõlab nagu hästi sellised subjektiivselt siis kohe. Aga natuke objektiivsem olla ratsionaalselt argumenteerida, siis üks põhiline argument on see, et kui me vaatame kõiki asju meie ümber, seda lauda või telefoni endal või isegi seda voldikut, on ju, me kõiki mõtleme kohe, et see on kellegi poolt tehtud. Et see ei saa lihtsalt olla, et ma ei tea, käisid kuskil kõrbes ringi ja järsku oli sinu ees see voldik ja sa mõtled, et ise kuidagi formeerus seal, et loodustingimuste, ilmastikutingimuste mõjul on ju, et kuidagi see tekkis see paber ja seal läksid tähed täpselt niimoodi ritta seal ja tuli selline voldik. See on ju täiesti nonsense. Et sama käib ka tegelikult universumi kohta, et mis on palju-palju keerulisem kui see voldik või telefon või laud või mis iganes. Et kõik need loodusseadused on ju, mis meil on, kõik need parameetrid, mis lubavad tegelikult ka elu maal üldse. Et kui meil oleks natukene, ütleme näiteks selle, et maa pöörleb ümber oma kujuteldava telje. Kui see pöörlemine oleks kauem käiks, praegu käib see 24 tundi ja teeb ühe tiiru peale, öö ja päev vahelduvad. Kui see oleks näiteks 3 nädalat, siis oleks ka päris külm ühel pool ja kui see öö on ju ja tõenäoliselt elu ei saaks olla. Või näiteks samamoodi see õhu koostis, et meil on hapnik ja süsihappegaas ja lämmastik, kõik need parameetrid, kui sa vaatad neid kõiki niimoodi koos, see on väga-väga ebaloogiline, need saaks niimoodi juhuse teel. Ei, sellega ma olen nõus, et kõik asjad on nagu, konditsioonid on nagu inimestel ideaalselt tehtud, et elu saaks üldse nagu eksisteerida. Aga mis mul nagu see kõige suurem nagu see küsimus on, millele nagu keegi vastust ei tea, et keegi pidi kõik asjad nagu nii-öelda looma, kus siis nagu nii-öelda Allah ise nagu tuli, et kes tema lõi. See on hea. Kuskilt läheb nagu alati edasi, kes selle Allahi loo ja siis lõi. See on hea küsimus, See kahte moodi võib-olla saab vastata sellele, et üks on see, et looja, siis Allah on selle universumi loonud meie usu järgi ja need seadused, mis meil siin on, et kõigel on ju põhjus ja tagajärg, et kuna Allah on väljaspool oma loodud, siis temale need ei kehti. Et see küsimus juba, aga kes Allahi lõi, kes on nagu tema see põhjustaja, et see on nagu meie sellise piiratud, ütleme, aja ja ruumi sees nagu selline loogiline küsimus, aga tema puhul ei ole see loogiline küsimus, sest kui me räägiks nagu, et aga kes siis lõi looja, kes selle looja lõi, kes omakorda selle looja lõi, ongi see lõputu ja siis ei saakski universumi tekkida, siis ei saakski olla sellel universumil nagu olemasolu, aga fakt on see, et me oleme siin ja universum on olemas. Et samamoodi võib tuua nagu sellise näite ka nagu paralleeli, et kui ma ütleks sulle, et kuule, et kas sa saad mulle aidata seda lauda tõsta ja sa ütled, et ma saan, aga ainult siis, kui ma ühe inimese veel kutsun appi. Ja siis see inimene ütleb, et kuule, et ma kutsun veel ühe inimese appi, siis ma saan seda aidata ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis lõpuks jääkski see laudi tõstmata. Et samamoodi ka selle loojaga, et see loodu jääks loomata siis. Et kui ei oleks nagu seda ühte loojat. Muidugi selles suhtes see, et ma kogu aeg inimesi juurde kutsun, see ei tähenda, et neid inimesi nagu ei oleks olemas, et nad tegelikult on. Aga see point on nagu selles, et see laud ei saaks tõstetud. Samamoodi nagu ei saaks see universum loodud. Kui sa kogu aeg nagu oleks nagu järgmine, kes selle taga on looja. Mind aitas, et kui sa mõtled selle üle, et Jumal on ilma ajata, aeg on nagu selline inimlik konstant, siis hakkab see kuidagi rohkem kohale. Täpselt. Hans on muide kaks kuud tagasi oli see hakkas ka mastamiks. Et eestlasi ka on mehi nooremaid ja vanemaid jõuab järjest rohkem Eesti. No selles suhtes on väga tore, et nagu sa teete seda minu meelest nagu
eestlastel ja üldse läänemaailmas on palju selliseid nagu valearvamusi nagu islami usu ja moslemite kohta, et see on nagu tore, et kui keegi natukene nii-öelda seletab asja ja nagu ja ei, see on absoluutselt vajalik, et sellepärast me oleme... Ma tellisin ka endale selle ingliskeelse Qurani mingi paar päeva tagasi, harimise mõttes loen läbi ja kes teab tulevikus. Kindlasti veel nagu valmis ei ole selleks, kui ma kunagi... See võib tulla 10, 20, 30 aasta pärast, aga kunagi ma usklikuks hakkab, siis ilmselt see on islaam. Aga jah, tore, et seda teete. Kõik head sulle, tänud!